liituma? Meil selles osas küsimusi ei ole, et Andres jäi oma vastuses mõnevõrra ettevaatlikuks ja ma saan sellest aru, sest tema kolleegist peaminister ütles ka Riigikogu puldist, et loomulikult tuleks ETS-iga midagi teha, aga enne kui me otsustame, mida teha, me ootame, mida Brüssel ütleb, et me peame otsustama. Meie andsime sisse eelnõu, kus me ütlesime, et Eesti võiks astuda sammu ja siseriiklikult kaotada kohustuse, et ettevõtted, kellel täna see kohustus on, et nad peavad neid kvoote ostma. Lisaks ma tuletan meelde, et see oli veidi rohkem kui aasta tagasi, pakkusime me valitsusele omalt poolt ettepanekut Riigikogu otsuse eelnõuga, et valitsus asuks läbirääkimistesse lähiriikidega, siin Poola, Baltikumiga, ka Soomega, et kujundada ühised ettepanekud ja pöörduda sellega Euroopa Komisjoni poole. See otsustati maha hääletada jälle arusaadavalt, kuna peaminister on seisukohal, et enne kui midagi otsustada, tuleks kusagilt saada käsk, et mida tuleb otsustada, siis aga on see arusaadav, et nii minnakse. Epler, tulge korra kuulajale appi, et proovime korra ära seletada, miks see teema üldse nii oluline on, miks me pühal kaunil neljapäeva õhtul peame vaatajate pead vaevama sellise kolmetähelise lühendiga, nagu seda on ETS? Ma ütleks, et võib-olla ühe lausega öeldes vooruspoosetamise aeg on möödas ja kätte on jõudnud selline aeg, kus heaolu ühiskonnad peavad tunnistama, et energeetika on ühiskonna alustalana vaata, et kõige olulisem ja kui me vaatame ka täna käimas olevaid sõdu nii siin Ukrainas kui ka Iraanis, siis tegelikult nendega püütakse maailmas nagu just energeetika mõttes jõujooni ümber kujundada. Ja Euroopa täna läbi selle ETS-i on ise ennast majanduslikust konkurentsivõimest välja maksustanud, kui lihtsalt öelda. Ja ma arvan, et varem või hiljem Euroopas kas läbi valu või siis läbi julgete otsustajate, täna ma kahjuks Euroopa Komisjoni pool ega ka Euroopa liitrite puhul neid julgeid otsustajaid ei näe, aga mulle tundub, et nagu poliitiline selline situatsioon on muutumas ja küllap need otsused tulevad. Andres Sutt, meie armsa põlevkivi. Eks ta ikka tappis või vähemalt osales selles tapmises. Loomulikult meie rohe-punasest ideoloogiast kantud poliitikud nii Reformierakonnas, sotsides mujal on teda tapnud ka siseriiklike tasudega. See, mis Andres rääkis, kui kasulik on ETS olnud, on selles mõttes päris hämmastav, et tahtmata nüüd Reformierakonna nagu ajaloolisi vaateid liiga üle kiita, aga see muutus on päris suur, et kui millalgi Reformierakonna loosung oli see, et madalad võiksid olla maksud ja siis ettevõtjad ja inimesed võiksid saada tegutseda, siis täna, ütleme, Andres esitas neid jutupunkte, mida esitab sotside üks juhtpoliitikuid Jevgeni Ossinovski, et vaadake, kui palju raha me oleme saanud inimestelt ja ettevõtetelt riigi kätte korjata ja selle eest siis, ma ei tea, maju soojustada, raamatukogusid ehitada, aga tegelikult, kui me vaatame Euroopa tervikuna, siis see, mis Andres ütles, et see saab võib-olla liiga palju tähelepanu, see ETS, numbrid on Andres sellised, 3/4 Euroopa primaarenergia tarbest tuleb fossiilkütustest jätkuvalt möödunud aasta seisuga. Ja sellest 3/4 kusagil 10% peale suudab Euroopa ise ennast varustada, mis tähendab seda, et me oleme sellises 85-90% impordisõltuvuses ja tegelikult üks vaade maailmale on see, et toimib ülemaailmne vaba turg ja molekulid saavad liikuda vabalt. Aga tänane maailm on meile selgeks teinud, et see aeg on tegelikult möödas ja sa pead vaatama seda, et sul oleks olemas vajalikud sisendid, et sul elu toimiks, majandus toimiks ja nii edasi. Kas Epler ajab õiget juttu? Kui mõistlikult me seda raha oleme, Rain Epler, kasutanud? Kõigepealt jah, muidugi seisukoht sõltub istekohast, et Andres on pangandusega hästi tuttav ja olnud omal ajal ka väga lähedalt tuttav. Kui nüüd võtta tõesti see korraks vastates Andrese sellele jutule, et küll on inimestel hea küttearved on väiksemaks läinud, siis arved kokku, mis kommunaalarved inimestele tulevad, ei ole väiksemaks läinud. Nüüd, kui Euribor tõuseb, lähevad ilmselt suuremaks, et see Andrese vaade, et me oleme saanud ütleme, turgutada pankade kasumeid, jättes inimeste arved kas sama suureks või pannud nad kasvama.
ma saan aru sellist nagu pankurite poolt vaatest, aga kui me nagu läheneksime energeetikale mitte sellise kitsa vaatega, et palju seal energeetikas keegi teenib või ei teeni, aga kui me suhtuks temasse umbes niimoodi nagu teedevõrku, riigikaitsesse ja või ka haridusvõrku ja meditsiini, sellisesse baasteenusesse, mis võiks olla kogu aeg kättesaadav väga mõistliku hinnaga ja selle peale saaksid ettevõtted ehitada tööstust, sealhulgas täna ka kaitsetööstust ja muud, ja ka inimesed saaksid kas veeta vaba aega või teha tööd, mitte arvestada kogu aeg seda, et millal nõusid või pesu pesta. Ma arvan, et ühiskonna nagu kasud oleksid palju suuremad, kui et hoiame energiahinnad kõrgel ja tunneme rõõmu sellest, et hoiame neid stabiilselt jätkuvalt. Kas see häda ei ole selles, et see kasu on, te tahate inimestele kallimat elu? Tõesti, Andres, võtame selle Exceli, päike ja tuul, kohalik toorene. Ütleme, et kui päike siin paistab, siis ta on siin olemas, aga kui sa ehitad päikese või tuule võimsusi, siis sa pead sinna kõrvale ehitama lisaks ka midagi muud. Teie täna räägite, et teeme gaasi, aga sa just ütlesid lause, et ärme suurenda sõltuvust importkütustest. Seal juba on vastuolu sees, kust see gaas meile tuleb. Ta tuleb igal juhul impordist. Kui me vaatame hindasid, siis saame näha, kuidas maailma sündmused arenevad, aga Euroopas, ma ütleks, ei ole väga ette näha, et gaas muude piirkondadega võrreldes väga odavaks läheb ja kõik see, ütleme, heitmejutt on jälle selline, et ma nagu tean küll, et Reformierakond üritab öelda, et te tahate teha vanaaegset asja. Ei, me ei taha teha vanaaegset asja, me tahame ka põlevkivijaamad, olemasolevad plokid renoveerida või ehitada lausa juurde uued plokid ja see, et kõik see väävliühendid, süsinikuühendid, kõik, mis see nii-öelda halb sealt lendub, see on tänapäeva vahenditega kinni püütav. Ja kui sa räägid CO2 heitest, siis Andres, ma olen seda sulle paar korda ka meie debattides öelnud. See heide, kui sa teed gaasi Ameerikas, veeldad ära, vead ta laevaga siia, mis muuseas kasutab kütteõli, siis siin ta gaasistad ja siis paned ta põlema, et elektrit saada. See heide isegi on võrreldes põlevkiviga suurem. Nii et, ja ma ütleks, et lihtne asi on ikkagi see, et võtame kas või gaasijaama näite. Sa tuulikupargi ja päiksepargi kõrvale pead gaasijaama ehitama. Gaasijaama kõrvale, sa tuuliku ja päikseparki põhimõtteliselt ehitama ei pea. Ehk et juba see investeeringu kulu nende juhuenergia tootmiste puhul on igal juhul mitu korda suurem, sest sa pead lisama sinna juurde ikkagi kas fossiilse ja küll me või tuumaenergeetikat ma väga pooldan, võtab aega. Aga tänases ka geopoliitilises situatsioonis me peaks oma põlevkivi kui elektritootmise ressurssi ja tegelikult igaks juhuks ikkagi ka nende õlitehastega meil kõvasti sõditakse, aga peaks nii õli kui ka sealt edasi tulevaid rafineerimisprojekte ikkagi vaatama sellisena kui oma strateegilist eelist, mitte kui sellist, mis nagu on välja suremas. Sutt kiire repliik, et see pole meie huvides? Meie huvides ja kogu Euroopa huvides on, et lõpuks Euroopa poolt ise endale kehtestatud maks kaob. Et see mõnes mõttes, ma ütleks, selline rehepaplik Euroopa suunaline vaade, nagu Andres just väljendas, et ma saan aru küll, mis sa mõtled selle all, et meie ettevõtete kvoodiostu kohustus on väiksem, kui on need kvoodid, mida riik saab müüa, aga see on selline, kuidas ma ütlen, nagu bürokraadid teeksid mingit äri, aga ma ütleks, et kui me selle kihi üldse pealt ära võtame ja energeetikast tuleme tagasi selle juurde, et mis on mõistlik, millised ressursid kellelgi on, vaatame nagu Euroopat veel laiemalt, meil on, eks ole, Hollandis on tegelikult päris korralik gaasivaru, ei puututa. Meil on Suurbritannia pannud kinni Põhjameres nii gaasi kui nafta, gaasi fräkkimise kinni pannud, nafta niimoodi ülemaksustanud, et ärme ise tee, aga see kõik tuleb. Ja ma julgeks isegi öelda, et ma arvan, et Saksamaa ja ka võib-olla britid jõuavad tagasi kivisööni, aga vabandust nüüd võib-olla veidi ebaviisak väljendusest, aga selle jaoks peavad nagu hullumeelsed liidrid eest ära minema, kes, ja ma saan mõneti aru, et kui sa oled 10 aastat või rohkem öelnud, et kuidagi on õige, siis sa lõpuks vabatahtlikult ei tunnista, et tegelikult see on vale. Kui
ma saan aru, miks sa ütled, et see on kallis ja see võtab kaua aega, sest et kui Reformierakond hakkab midagi ehitama, siis see ongi kallis ja võtab kaua aega ja lõpuks ei saa valmis ka. Vaatame või Rail Balticut. Kulud on mitmekordistunud, aga muudkui ehitame edasi ja selle asemel, et kiired rongid sõidaks Euroopasse, hakkavad sõitma aeglased rongid häädemeestele ja sellepärast ka ei usu, et on võimalik ehitada põlevkivijaam mõistliku hinnaga ja mõistliku ajaga. Meie aeg saab kohe läbi, ma küsin mis see teie tunnetus? Nüüd ütleks nii palju, et mina arvan, et seda süsteemi ei tule, ta on juba edasi lükatud, aga ma nii palju ka korrigeeriks, et seda ordenit ma nüüd Kristen Michalile küll ei annaks. Kristen Michal, tema jaoks positiivse stsenaariumi korral lõpetab oma peaministri karjääri järgmise aasta märtsis ja Euroopas ETS2 süsteemi ei tule. Head vaatajad, sellega paraku on tänane saade läbi. Ma usun, et sellel teemal on põhjust teha intervjuusid nii ministrite kui Riigikogu liikmetega ja ettevõtjatega, sest see mõjutab meie elu igapäevaselt. Esimene